aga tänapäeval väga paljud mehed nad on eided. Let's be so for real. Nad on mingid, kes sind protectib? Who do I need protection from? From you? Mina olen Marilen. Ma olen Meelis ehk Mell. Ja meie oleme Marimell koos Robiniga. Meil on täna siin üllatuskülaline või kuidas öeldakse? Mis nüüd üllatus, aga vaataja jaoks kindlasti, kuulaja jaoks kindlasti. Mina alustakski kohe Robini käest küsimusega. Mul on veel parem küsimus, kas sa oled mees või naine? Seda väga tihti küsitakse. Minul oleks samasse auku läinud. Any hole is a goal. Nii, mul oleks samasse auku näinud, sest 99,9% ajast küsitakse, siis kui sa oled ka meie mõne varasemas videos eksisteerinud, siis küsitakse, mis asi see on? Niimoodi ropust öeldes, eks ole. Meie jaoks, olgu siis kohe öeldud, on ta Robin. Punkt. Iseenda jaoks ma olen ka lihtsalt Robin. Teiste jaoks? Oi, alustame vahemärkust, ta on Soomest. See on ülioluline. Ma olen Eestist pärit, aga ma olen elanud Soomes juba aastast 2011, nii et ma räägin eesti keelt mitte kõige paremini alati, aga aru saab põhimõtteliselt. Aga see mõttes... Sul on Eesti miks, Soome miks ja English miks. Ma räägin arvates kõige paremini tegelikult. Ma ütleks, et mu soome ja inglise keel on nagu sama head ja siis eesti keel on natukene enam-vähem. Aga... Mul küsitakse ka endalt tihti, et nagu mis ma olen ja kuidas ma olen ja mida ma teen ja who am I. Ja ma olen alati seda näinud kuidagi niimoodi, et see, kuidas sa näed mind on sama valid, nagu ma näen ise ennast ja see, kuidas sa näed mind ei mõjuta seda, kuidas ma näen ise ennast. Et enda jaoks ma olen lihtsalt inimene. Ma ei soovi olla naine. Mulle lihtsalt meeldib feminiinsus ja ilu ja enda väljendamine selle kaudu. Rõhutan veel kord, meie jaoks on ta lihtsalt Robin. Ja püksis on ta mees. Oh my god! And there's no change. Nii ilus kõik ja siis läib. Mulle meeldib see kaader on jumala viltu. Ei, see on väga okei kaader. Nii. Ja see mõttes ma ei tunne, et ma peaks ennast kuidagi muutma. Ma ei ole mitte... Ei, see on minu meelest nagu loogiline, et mitte keegi ei peagi ennast muutma, eriti kellegi teise pärast. Et nagu see on see, mida sina tunned ja... Kui sina tunned ennast hästi, siis ongi juba hästi. Ma olen väga rahul iseendaga. Ma tabasin ta valelt praegu. Ma just tegelikult tahtsin öelda, et natukene muuta on okei. Selles suhtes, et paar pauku sempikut on nagu jumala ok. That's different, girl. That's different. A little liposuction here and there. Okei, kui me juba sempikust räägime, palju Soomes maksab? Ma ei tea. Eestis on 88, tead palju USAs on või? 8 sotti. 8 sotti. Pidi olema, ma ei tea, ei ole USAs retsepti küsinud, aga seal vist pole üldse võimalik retsepti küsidagi, kui kindlustus pole. Mul on siis küsimus, tegelikult selle podcasti nimi on üldsegi diivani teraapia, mis Robin tuli teraapiasse praegu. Okei, küsi siis meie käest. Ei, miks ta meie käest? Meie peame teda ju urgitsema, et tema hakkaks... Exactly, vaatajad teid teavad juba, mis mina küsin. Ei, vastupidi, mul ongi, me anname sulle teraapilist nõu. Küsi mingi suhte küsimus, millega sa kimpus oled või sa muidugi ei ole vist, vaata. Ma ei muretse suhete pärast. Siin on traumakoht. Mingil määral kindlasti traumakoht, aga samas on ka see, et kuna ma olen nii... ausid endale ja ma tean, et kes ma olen ja ma ei peida seda, kes ma olen, siis praeguses ühiskonnas minu jaoks näiteks dating on väga keeruline. Ei ole, see mõttes, ma elan Soomes ja kuigi Soome on kordades avameelsem kui Eesti, see mõttes ma võin Soomes käia tänava peal niimoodi, et mul on kotsakingad, mul on ilus kleit seljas, mul on juuksed sätitud ja mul on hea meik ja keegi ei vaata imelikult? Ei, mind vaadatakse alati imelikult. Siis sa oled ekstra? I don't even care at this point, kuna ma tean, et inimesed vaatavad alati, et ma ei pane seda isegi enam tähele nii-öelda. Ja Soomes on just see, et kui ma läheks Eestis niimoodi välja, siis kindlasti ma arvan, et keegi ei karjuks, et pederast. Aga Soomes seda probleemi ei ole, aga ikkagi ma olen ka Soomes tabu. Ja ma olen mitu korda olnud selle peale mingil määral nukker, et
just vaata, sa näed, et sõbrannad näiteks teidivad ja neil on lihtne leida kedagi, siis ma olen ka, kuna ma olen ise väga romantiline inimene tegelikult, siis on just tekkinud probleemi, kuna ma olen mingil määral mõelnud, et tahaks ka kedagi leida, aga keegi just üks päev seletas selle mulle väga hästi lahti. Et mehed, kes on avalikult geid, neid ei huvita väga feminiinsus. Ja need mehed, kellele mina tas pakun huvi, on tihtipeale need, kes on ka huvitatud naistest. Ja see on lihtsalt nii palju rohkem aktsepteeritud nagu sotsiaalselt, et sa oled koos naisega. Et see, et kui nad võivad tunda minu vastu romantilist huvi ja nad tahaks muga deitida, aga see on lihtsalt see, et kui nad deidiks minuga, see tähendaks nende elus väga suurt muutust, nad peaks seletama enda perekonnale ja sõpradele ja kõigile ja tänu sellele nad võiks kaotada väga palju enda elus asju ja nad ei ole vaata kindlad, et kas see üldse viiks kuhugile pikemale ajaliselt. Et kui nad teaks vaata, et mul on tõesti nagu the number one option vaata, et nagu forever, siis ma arvan, et see oleks loomulikult teistmoodi, aga tänases ühiskonnad väga paljud inimesed ei otsi tegelikult midagi püsivat, nii et it's difficult. Küsimus on siis pigem see, et kas sa saaksid midagi enda poolt teha teistmoodi, et sa leiaksid selle ma ei kavatse mitte midagi teha teistmoodi, et ma leiaks kellegi teise enda. Ja siis ta peaks poisiks hakkama. Ei, mitte isegi. Ei, no lihtsalt lõika poisi pähe, siis oled nagu poiss, siis võtab siin keimees kindlasti, et kui ma lõpetaks nüüd meikimise ära, ma võtaks enda ripsmid ära, mul ei oleks enam küüsi, ma hakkaks rohkem käima trennis, et ma oleks nagu rohkem vaata macho. Kindlasti, I probably would find someone, but do I care? Ei, ma ei ela enda elu selle jaoks, et ma leiaks endale mehe. Nii, aga ma tahtsin, sa ütlesid, et Soomes on nagu natukene lihtsam olla sina, kui Eestis oleks. Millises riigis nobody would give a shit? There is not a country like that. Igas maas on olemas inimesi, kes ei ole avameelsed, ei ole olemas maad, kus ma saaks täiesti vabalt lihtsalt olla. Ma arvan, et kõige vabameelsemad kohad oleks, ma pakun näiteks Hollandis. No ma mõtlen, et sa oled tegelikult ju ka väga palju reisinud, selles suhtes mingi Euroopa on sul suht läbi käidud, et millises riigis sa võib oled ennast kõige mugavamalt tundnud? Ma ütleks, et ma ei ole riiki läbi käinud, ma olen käinud linnades. New York, it was amazing. Ja Amsterdam, amazing. Amsterdamis nagu, sa vaata, ma näen seda, et inimesed vaatavad mind vahepeal sellise pilguga, et sa näed äge välja. Ja nad ei ütle seda võib-olla, aga vaata, sa näed inimese näos, kuidas ta vaatab sind. Ja siis vahepeal sa näed, kuidas inimene vaatab sind, mis sa oled. Et Amsterdamis mulle tõesti meeldis seal, et Amsterdam on väga vabameelne ja New York oli ka, et New Yorkis mulle väga-väga meeldis. 3-4 võib-olla mitu nädalat tagasi oli siis, sa ka trenditeadlik inimene oli siis ilmus üks artikkel Vogue'is Having a boyfriend is embarrassing ja millest siis aretati ka see, et ja kui sul on veel abikaasa, siis on veel piinlikum. Mul on nii piinlik olla praegu. Ja, millised on sinu mõtted selle teemal? Mehed on mingil määral keerulised, et see on väga suur conversation topic, millest rääkida tegelikult, et kui me võrdleme näiteks kunagi, mis oli vaata 50 aastat tagasi, kui oli sõda ja mehed tõesti tegid tööd ja nad nägid nagu, nad olid tõesti see, kes tõi nagu leiva lauale, aga tänapäeval väga paljud mehed nad on eided. Let's be so for real. Nad on mingi, kes sind protectib? Who do I need protection from? From you? Kelle sa protectid mind? Ega teine naine ei tule mulle kallale, see on teine mees. Nii et tegelikult mehed on minu kõige suur probleem siin meie praeguses ühiskonnas. Neil ei ole mitte mingit, väga paljudel meestel. Kõige suurem probleem on see, et meestel puudub emotsionaalne nagu tarkus. Neil ei ole mitte mingitsugust emotsionaalset tarkust. Ja siis meestele meeldib öelda see lause. Naised on nii tundlikud. Sa lähed vihaseks, sa peksad seina. Kes siin tundlik on? Ma tahtsin just öelda, et sa oled ka siin mingi koha täide. Emotsionaalset tundlikkust on vähe ja... Ei, meeliselt seda probleemi ei ole, tõesti nagu sina oled
ma ei lähe peksa seina, ma lähen peksa et jah, naised on tundlikud, nagu nad kirjutavadki enda tunded näiteks päevikusse või siis nad nutavad, aga minu arust see on kordades parem viis kui see, et sa, ma ei tea, lähed seina. Exactly, nagu that's embarrassing. No veel hullem, kui me siit edasi lähme, et sa elad siis enda frustratsiooni näiteks laste peal välja. Või naiste või laste peal, jah. Et tihti peale et hea, kui sa seina peksad, mitte naisi ja lapsi. Et minu arust see, et sul on kaaslane, see ei ole piinlik, aga minu arust piinlik on see, kui su kaaslane on eit. Ei, piinlik on see, kui sa oled naine ja sa otsid endale kaaslase mehe lihtsalt selle jaoks, et sul on keegi ja kurat, ma arvan, et seda ikka väga, mida aeg edasi, seda vähem. Exactly, and that's why there is a male loneliness epidemic. Et sul on lihtsalt keegi kõrval selleks, et olla, ma arvan, et sellest me hakkame küll õnneks välja kasvama, et inimesed ei ole suhtes selleks, et olla suhtes, vaid neil päriselt on mingi vanast ajast jäänud jah, ilmselt. Nii, minul on kohe järgmine küsimus sellest nii-öelda teema jätkuks väga ilusti, et räägime rahast. Et on siis naised, kes ütlevad, et mul ei ole meest vaja, mehed on mõttetud, jorsid, aga samas kui ma kohtingule lähen, siis mees peab maksma kõige eest. Mees peab teenima X palju, ütleme 3000 eurot kindlasti kuus, mina olen ainult ilus kodus, mees peab kõik kinni plekkima. Sorry, 3 tonniga sa sööb, kas teid üleval ei pea? Nii, et mees peab 3 tonni teenima selleks. Pigem on siis see, et kui suurt rolli mängib raha suhtes. Oleneb, kui ilus naine on. Aga lähme ainult sinu peale. Sina tahad meest. Nii, räägime minust. Mees, kui lähed... lähed praegu mingi... Esiteks, ma ei viitsi minna mingitele kohtingutele, kus mees on, lähme kohvi jooma. Nii, miks? Esiteks, do you know how much time it takes me to get ready? Sa arvad tõesti, ma teen seda kõike lihtsalt kohvi jaoks, või? You're funny. Kosmeetika on kallis. Mul läheb, see mõttes, kui sa tõesti ei oota mu käest mitte midagi, sa tõesti paistad väga siiras ja värki, siis me võime teha midagi lihtsalt. Aga samas, kui ma vaata, see on see just suhtlusviis, ma näen inimestest läbi. Ma tean, mida nad ootavad minult. Ja kui sa ootad minult seda, et ma tõesti tulen enda kõige ilusamas vormis, tulen välja, ma teen enda juuksed korda, ma teen endale laitmatu meigi, ma panen endale kleidi selga, ma panen kotsakingad, siis jah, ma tõesti ootan seda, et sa viid mu heasse restorani näiteks sööma või et sa panustad mu peale sama palju, nagu mina panustan kohvingu peale. Kuna meestel on vaata lihtne see enda valmis sättimine, nad võib-olla jah, mingi mees käib juuksuris enne seda ja ta võib-olla käib duši all ja paneb endale... Võib-olla käib duši all, alloo! Võib-olla paneb deodoranti ja võib-olla... Kas sul on sellised intsidente? Ei, kuna ma ei kohtu nipetsellidega. Ouch, burn. Ma just tahtsin öelda, et mul siin on näiteks nagu mees, kes ilmselt sätib ennast kauem kui mina, kui me peaks välja minema. No tal on ikkagi juuksed vaja korda seada ja habe vaja korda seada. Ma just ükspäev oli. Tüübid, issand, ma näen nagu pildin nagu mingi, ma ei tea, mingi kodutu välja. Ma mingi, mis asja, sul on lihtsalt habe ees. Mingi katsune, nagu on nagu pikem kui tavaliselt. Minu jaoks see on habe. Ta on mingi, ei, see on 0,7, 0,3 on ideaalne. Mingi, what the fuck, nagu kuradi habe on habene. Minu jaoks 3 millimeetrit on see, et lõigatakse ära ja siis see kasvab 4 millimeetriks. See on perfect. Kui see on juba 5 alates... No mis sul täna on siis? Täna on 4,5. Aha. Et veel on nagu okei, aga ta hakkab vaikselt juba minema sinna poole, et ei ole enam mida. Ja too päev, kui Leen mind käppis, siis mul oli, ma arvan, mingi 7,8 millimeetrit. Ja ma tundsin ennast täiesti nagu, ma olin mingi Hollywoodi pompsik, täielik siuke klassikaline. No minu jaoks nagu oled sa kodutu siis, kui sa nagu see kuradi Tom Hanks on seal Cast of Ace või see kuradi 6 kuud habe vaata, mingi kuradi sorakas on sul. Nii, tuleme Robini ja kohtingu juurde tagasi, aga nüüd lähme välja. Oletame, et siis tahtsin öelda, me lähme välja. Sa ei lähe taga välja, sest sa oled kooner.
Okei, aus, nii. Väga aus. Lähed siis, sätid ennast ilusti, saad siis meesterahvaga kokku, lähete restorani ja ta ütleb sulle siis, kui lõpp on, et võib-olla intsident on siuke, et tuleb teenindaja, et can I get you anything? Yes, the bill. Ja siis ta küsib, et kas kokku või lahku ja siis see mees ütleb lahku. Mis sa teed? Kannab OnlyFansist endale natuke see juhul ma ütleksin talle, et ma ei teadnud, me tulime sõpradena välja, et sa oleks pidanud varem mulle seda ütlema ja ma maksan alati enda arve, ma ei lähe mitte kunagi niimoodi välja, et mul ei ole endal kontol raha. Mul on alati enda raha olemas ja sel juhul ma lihtsalt ütlen, et toredat õhtut sulle, ma võtan endale takso ja ma saan näiteks mingi sõbrannaga kokku, lähme joome veini. I always have a backup plan, mul on alati olemas mingi teine plaan peale seda. Aga miks sul see plaan on? Kas sul on olnud tihti selliseid intsidente, et sul peab see backup plaan olema? Ei ole, aga samas ma vaata, ma just seletasin, et Soomes on seis nagu on. Mul ei ole ka tihti kohtinguid, aga mul on alati olemas teine plaan selleks, kuna mehi ei saa usaldada. Why would I trust a man? No. Sa oled ise ka ju selles mõttes natuke nagu mees. Jah, ma olen mees, aga ikkagi ma tunnen, et nagu mis tuleb datingu maailma, ma olen rohkem ikkagi, ma toon edasi nii-öelda seda feminiinset energiat. Et nagu suhte mõeldes ma olen ikkagi vaata see nii-öelda pehmem pool, ma olen see feminiinne, et ma ei taha öelda, et ma olen selles mõttes naine, aga ma võtan võib-olla rohkem seda rolli. Ta on dishwasher, noh. Jah. Ei, see on meie oma vaheline. Tead seda nalja, et miks naistel on väiksem jalanumber või? Ei. Sest nad mahuvad lähemale kraanikuusile. Love it. Okei. Nii, meestest veel rääkides. Nii. Siis tuleme jällegi selle raha juurde tagasi, et sa ikkagi leiad, sul on nüüd 2 meest. Vaata see meem oli, et suur see ja väike rahakott või väike see, aga suur rahakott. No ilmselt. Can I have them both? Ei, sa pead ühe valima. Mina võtaks ikka suure rahakoti mõne. Ma võtaks ka suure rahakoti. Meemid on siis kõik valed internetis. No aga mida sa võtaksid suure veega ja väikse rahakotiga või väikse veega ja suure rahakotiga? Väike, ma just tahtsin öelda, et naistel on teistmoodi. No okei, oletame siis, et on väike vee ja väike rahakott ja suur vee ja suur rahakott, ehk siis suurde on võib-olla sul natuke kehvem sisse sutsata, et kumma sa siis võtad? Sa võtad raha ju. Mina vaatan enne kõike, mis on sinu sees. Ma vaatan su hinge, sinu süda. Tee niimoodi lahti, no mis seal on? Ei, okei, ma selles suhtes pean tunnistama, et Meelis oma tüübilt ilmselt on tõesti see, kes vaatab hinge, sest kui me kokku saime, too ma ei olnud nagu the prettiest. Et ma arvan, et meil mõlemal me nägime või tajusime kohe ära selle nagu sisemise. Et nagu ega sa ei olnud ka kõige kaunim. Ja ma tihti peale, või mingi pilt olen näinud, ma olen Leenu kes küsinud, pime olid, miks sa muga kokku hakkasid? Jaa, aga vaata, ma arvan, et ma nägin. Tulite mõlemad suht koledad. Nüüd? Nagu meil, parem, aga mitte hea, vaata. Te ei ole enam alumise riiuli vein, vaata kuskil see on natukene ülespool ikka tõusnud. Kui ma olen mingis 100 aastane, siis Robin on päris hea vein võtab, ei ulata võtta enam. Nii, aga kui palju rolli mängib sinu jaoks suhtes siis ütleme see raha? Mõlemad peavad ju panustama, ütleks ikkagi. See mõttes, ma olen iseseisev inimene, ma teen alati enda oma raha. Ma teenin praegu suhteliselt hästi, ma ei tõesti saa kurta. Aga mul on vaata see, et mulle meeldib enda peale panustada. Mulle meeldib spoilida iseennast, mulle meeldib reisida, mulle meeldib osta endale ilusad asju, mulle meeldivad lõhnaõlid, kontsakingad, kosmeetika, kõik selline. Ja
ma võib-olla ei oota enda partnerilt seda, et ta ostaks mulle kõik need asjad. Aga samas ma ei suudaks ka olla partneriga, kes ei suuda elada minuga samasugust elu. Ja minu armastuse keel on alati olnud kingitused. Mulle meeldib anda kingitusi ja mulle meeldib vastu võtta kingitusi. Ja siis ka füüsiline puudutus, mis ei ole alati seksuaalne, vaid mulle meeldib kallistada ja kõik selline, see on tore. Aga just see nagu kingitused, et ma ootan seda, et mulle antakse kingitusi ja kui ma ei saa neid, siis see ongi vaata see, et ma tegelikult ei saa oodata, et keegi armastab mind tagasi minu armastuse keelega. Aga samas mingil ajal ma vaata ikkagi tahan, et it makes me feel appreciated and that's what I'm gonna expect. And if you don't give me that, then what's in it for me? Et loomulikult vaata suhetes ja see ei ole ainult romantilistes suhetes, vaid ka nagu sõprussuhetes ja platoonilised ja romantilised. Et see on hästi tähtis that you feel seen. Ma ei tea, mis eesti keeles oleks, aga see, et sul on tunne, et see nähakse. See on kõige tähtsam asi. Ja see ongi just see, et ma tahan, et inimesed austavad seda, kuidas mina suudan neid armastada ja samas ma tahan, et see armastus, mis ma saan neilt vastu, tekitab minust tunde, et ma tõesti olen nagu armastatud. Aga armas, räägi nüüd mingi lahe kohtingu lugu ka, sest see oli nii tundeline. Mingid 3 nädalat tagasi mingid markantsemad asja. Käisin kohtingul ühe ameeriklasega Soomes. Ta oli tööreisil oli Soomes ja meil oli väga tore, me käisime veini joomas, võtsime paar pudelit punast veini, väga head veinid olid. Ja siis peale seda me läksime baari veel ja kuna ma olen ise väga praegune maailma poliitiline seis on väga huvitav, ütleme niimoodi ja mul on väga tugevad arvamused teatud asjade kohta ja ma küsisin mingi hetk, et mis sinu arvamus selle vastu on ja tema arvamus oli nagu polaarpool minu arvamusega ja peale seda ma hakkasin mõtlema, et why am I here ja siis ma otsustasin, et ma teen Irish Exiti, kuna see on Irish Exit? Irish Exit on see, kui sa lihtsalt lahkud ütlemata mitte midagi. Miks see Irish Exit on? Mina ei tea, kui see sõna tuleb. Mis exit see on, kui sa vetsu aknast välja ronid? See on Irish Exit, põhimõtteliselt. No okei, sest vaata Ameerika filmides on tihti mingi ala ronib aknast välja või midagi sellist. Nii, ehk siis, kui teie poliitilised vaated ei ühti Robiniga, siis see ei ole isegi poliitilised vaated, ma ütleks, vaid pigem see on maailmavaade. Moraalid. Meil olid erinevad moraalid. Aga see ei ole see, mida vaataja kuulda tahab. Vaataja tahab kuulda seksiseiklust. Üks kõige ekstreemsem seksiseiklus, palun. Barcelonas. Tänaval. Niimoodi, et tänaval? Tänaval, jaa. Tänaval? Jaa, mis sa imestad ise ka noorena, ta olid tänaval? On olemas selline nagu Grindr. Ei, see oli vist Bumble'i kaudu. Bumble'i kaudu hakkasin rääkima ühe tüübiga, kes oli ka Ameerikast, oli Barcelonas, oli reisil sõpradega. Ja siis me läksime kohtingule ja me käisime karaoke baaris, meil oli väga tore. Ma jõin seal elu kõige parima mojito, nagu tõesti, it was phenomenal. Ja siis me kõndisime tänaval, vahetasime natukene musisid ja siis loomulikult see tekitas natukene tundeid meis ja kuna mina mul on üks sõber, kes elab Barcelonas, ma ööbisin tema juures, loomulikult ma ei vii sinna kedagi võõrast ja tema jagas hotellituba sõpradega ka, siis meil ei olnud otseselt kohta ja kui keegi on käinud Barcelonas, siis te teate, et seal on hotellid and everything is super expensive, eriti nagu last minute deals. Ja siis me kõndisime tänaval ringi ja siis me leidsime mingi sellise koha, mis tundus natukene rohkem privaatne. Seal oli mingisugune ehitus oli käimas ja siis seal oli selline nagu ehitusvõrk, mis oli selline nagu roheline võrk, aga hästi selline tihe, et sa näed sealt läbi, aga nagu otseselt ei näe läbi. Ja siis me läksime selle taha ja siis inimesed kõndis sealt see kõrvalt mööda põhimõtteliselt. Ja siis keegi vist pani meid tähele, et oli mingi aga siis we just continued and it was fun. Ma mõtlesin, et olete ikka võrgu peal. Et viskusite sinna võrku. Robi võtab võrgust kinni. Ei, Mina tegelikult mõtlesin... No kuule, oota. Sa mingi imestad, et tänaval. Me oleme ka tänaval seksinud.
You probably done everywhere. Tuletab meelde meie kesklinnas elatud aegu, kui me kuradi peolt koju jalutasime, mingi jõudsime iga kord toanime. True, jah. Ja kõige võib-olla unholy, mis oleks eesti keeles? Noh, nii. Kirikuhoovis. Kirikuhoovis või? Jaa. It was fun. Kus riigis? Soomes. Jah. Mis on, see on siuke Saagimi vibe või? Saagimi ka kirikus peal või noh, käis enam tõenäoliselt ei käi. Ta korraldanud kirikus pidusid. Aga milline on sinu meeste tüpaaž? Millised mehed sulle meeldivad? Okei, romantilised. Rikkad ja romantilised, aga veel? Okei, mulle meeldivad mehed, kes on karismaatilised ja kellel on oskused rääkida. Kuna täna siin maailmas on nii palju lolle inimesi, ma ei kannata lolle ja koledaid inimesi. Fuck. Ometigi, siin sa oled. Your family, so I forgive you. Aga ja mulle meeldib see, et see mõttes, no kõikides nendes dating appides, vaata, seal on hästi palju nagu sellist just, et noh, tuled külla mulle või. And it doesn't attract me nagu, ma tahan, et sa oskad juttu rääkida. Ja siis mulle meeldib just nagu karismaatiline inimene see mõttes, et ta nagu oskab ennast väljendada ja tal on selline spetsiifiline energia, mis on nagu võluv mingil moel. Kas sul oli mingi küsimus? Ei, ma lihtsalt tahtsingi öelda selle peale, et sa oled ikkagi minu jaoks naine, sest naised armastavad ju kõrvadega. Ehk sa tahad kuulda, et sa oled tahetud ja sa... Noh, sa räägid seda, et sulle meeldib, kui mehed oskavad rääkida. Ja. Ehk siis sinu jaoks... Õpi sina ka. Jah, aitäh. Ehk siis sinu jaoks ei ole atraktiivne see, kui meesterahvas kirjutab sulle Tinderis ja siis sa lähed tema juurde, teed ukse lahti ja siis ta seisab alasti seal pool vinnas noksiga. Ma isegi ei läheks sinna. Ei, aga sa juba oled ukse taga, teed ukse lahti. No ta ei lähe ju selle mehe juurde, kes ei räägi enne. Ma olen väga intuitiivne inimene, ma oskan inimesi lugeda isegi sõnumite kaudu ja ainukesed korrad, kus mul on läinud kohtingud nagu pekki, et ma olen vaata, isegi kui ma olen kohtunud ainult seksi jaoks, siis need on olnud need korrad, kus ma olen mõelnud enda intuitsiooni peale, ma olen maybe I should not trust myself this time ja siis ma olen läinud kohale ja siis ma olen, et always trust yourself. Siis mis mul meeldib meeste juures kindlasti see, et ja ma ei tea, kuidas ma pean isegi seda mainima, because it's something that should be so normal, aga hea hügieen, issand jumal, mingid higihaisused, rõvedate rasvaste juustega, no, absolutely no, ei, mine duši alla, it's not that difficult, kasuta deodoranti. Kas sa oled kellegi saatnud konkreetselt ka pessu või või? Jah. Oh my god! Aga see oli siis, ma olen teinud kohtingud raha eest ja vahepeal teen ikka veel ja mul on olnud mingid kliendid, kes on tulnud kohale näiteks niimoodi, et nad ei ole olnud, nad on tulnud näiteks töölt ja siis ma olen olnud, et go, I'm not gonna do anything, go wash yourself. Ja mis sa samal ajal teed siis? Istun telefonis, panen muusikat mängima. Käid kontoris ringi. Exactly. Getting the vibe. Ja siis mulle meeldib, mis tuleb siis nagu füüsilisest meeste juurde, kindlasti mulle meeldib, sa ei pea olema maailma ilusam mees ja ma isegi ei taha maailma ilusamat mees, kuna mulle meeldib olla see, kes näeb suhtes parem välja. Always, I want to be the better looking one. Mulle meeldivad ilusad mehi, mulle meeldib neid vaadata, aga ma ei taha endale meest, kes on selline maailma kõige ilusam mees. No, I want to be the better looking one, aga ma tahan, et sa oled karismaatiline ja ma tahan, et tal oleks suur. Jah, mulle ei meeldi. Nii rahakott kui kõik muu. Exactly, mis ma teen mingi 14 sendisega, ma ei tunne seda mitte kuskil. Ja selle okei, tegelikult kui ma olen väga ausad, minu arust kõige tähtsam, pikkus ei ole sama tähtis nagu on paksus. Paksus on tähtsam. Mul tuleb sellega meelde, ma kunagi käisin Kroonika seksikate peol ja me tegime videot, et kui pikk on pikk. Kui suur on suur. Kui suur on suur ja siis kõik naised näitasid, no ma ei tea, nii ja siis Krista Lentsin tegi. Noh, nii. She knows what's up, she knows what's up. Mul on nüüd sulle küsimus, kui palju sa mainisid, et sa ikka aeg-ajalt teed mingeid rahalisi kohtinguid, et kas sa julged ka avalikustada, kui palju maksab sinuga üks kohting ja mis ma sellest saan?
No ma olen just tõustnud enda hinda, et varem ma küsisin 200 tunni eest, nüüd ma küsin 300, kuna ma teenin enda praeguse tööga nii piisavalt hästi, et mul ei ole vaja enam nagu teha neid kohti kui nii palju, et ma tõesti siis pigem keskendun nendele inimestele, kes ei taha lihtsalt kohtuda kellegiga, vaid nad tahavad kohtuda minuga. Kuna see mõttes ma teen täiskasvanud adult content creation'i, põhimõtteliselt ma teen siis OF sisu ja ma teenin sellega piisavalt hästi, et mul tõesti ei ole vaja enam neid kohti kui teha ja mis su küsimus oli, ma unustasin selle? Kui palju ma... Praegu ma küsin 300. Ja mis ma saan selle eest? Ma ei tee mitte mingisugust hulle asju, see mõttes ma olen väga kink-friendly inimene, et I don't kink-shame, aga minuga sa ei saa mingisugused väga imeliku kohtumised, kui sul on mingid kakafetisid või asjad, siis nagu sorry babes, I'm not the one. Samas, you know, money talks. Money talks. No davai! For the right amount. Kui palju ma peaks sulle maksma, et sa lubaks mulle, nagu kui mul on see taiaria tuleb ja siis ma tulen rahapakid käes, kui palju ma pean sulle maksma, ma võiksin selle taiaria su peale lasta. Ma tean, et inimesed kuulavad seda, nad on, ma ei teeks seda mitte kunagi selle raha. Ei, mina küll teeks. Tai pohkaasin mask pähe, pasandage palju tahad. Kui ma olen aus, 100 tonni. 100 tonni või? 100 tonni. Kurat, ma võib-olla isegi teeks vähem raha eest. See on ikkagi, vaata, kui sa mõtled rahaliselt, olgem ausad, 100 tonni, see on suur raha. Oleneb, võib-olla teeks ka pisikemas raha, et kui keegi tõesti oleks mu eest selle rahaga, et here. Ma olen 10 tonni peos. Ei. Ma olen kuulnud ikkagi lugusid, ütlen ausalt, ise pole kunagi käinud, et Dubais pidi see nagu olema ilge teema, aga seal saavad tüdrukud 20-30 000. I would not do it. Ühe korra eest, vaata. Kaki eest? Pasara eest? Kas sa tead, et selle mingi eraldi nimi on ka umbes mingi potiparty või mingi siuke värk on selle nagu eraldi nimi? Labubu chocolate. Oh my god. Ega ma praegu mõtlen, et nagu... Ei. Ma mõtlen lihtsalt, et kas ma oleksin nõus sinuga, et me oleme 18 aastat koos olnud, ja ma usaldan sind, et sa lihtsalt tuleks ja ütleks, et kuule, tahaks teiega paari junni su peale lasta. Kas ma oleksin nõus sellega või? Kurat, ma vist oleksin. Mina ei ole. Minu muidu ikka. Mina ei ole. Ma ei ole nõus seda päriselt tegema. Sa ei ole nõus kakama või? Hoia siin elu lõpuni kinni. Ei no, mis on sinu jaoks kõige nagu... Siin on, mis sa teinud oled? Jah, mis on nagu see kõige sinu mingi nagu asi, mida sa oled teinud, mida sa võib-olla ei oleks eeldanud, et sa teed, aga sa oled selle ära teinud? Arvatavasti kohtumised, kus on nagu BDSM kaasas, et keegi on nagu tahtnud olla rohkem nagu domineeriv nii-öelda. Et mul oli üks tüüp Ateenas, Kreekas, kui ma elasin seal, siis me kohtusime paar korda. Ja no see mõttes ta maksis ka hästi, et ta maksis alati mulle paaritunnise kohtumist, maksis umbes 1 kuni 2 tonni. Aga ta tahtis olla nagu rohkem füüsiliselt domineeriv nii-öelda. Ta peksis sind või? Ta ei peksnud mind, aga talle meeldis näiteks anda laksu niimoodi korralikult aga samas kui ma ütlesin talle, et that was too much, siis ta nagu oli, et okei, vabandan. Ta nagu tõesti vabandas selle eest, et ta sundis mind minema mu limiidile, aga samas ta oli väga nagu austav minu limiidi üle. Vaat see on midagi, mida ma teeks. Ma tahaks see laksutaja olla. Mulle meeldib ka see olla. Nagu annad kellelegi. Panen päris ette või? Hakake peksmas. Ja ma olen selle poole vast leidnud tegelikult ennas. Ma olen väga domineeriv, kui aus olla. No lihtsalt ma mõtlen, et ma saan raha selle eest, et kellegi teise ihasid nagu rahuldada. Ma tahaks öelda mitte midagi seksuaalset ja seal ei ole, lihtsalt vist ei ole, on ju. Tahad teada, mis mu lemmikud on? Rahapõrsad. Mis asjad need on? Rahapõrsad on mehed, kes on, selle nimi on Findom, Financial Domination. Ja need on mehed, kellele meeldib lihtsalt anda raha. Nendele meeldib anda neid raha ära. Sa kutsud neid rüvedaks põrsateks and I love doing it, kuna minu arust mehed on. Kus juksi saab? Kuule, Sherry, mulle ka mõni, ma võin küll. Let's go find them yourself. Võin sõimata küll, kui plekki saab. Ei, see on väga mõnus, mulle väga meeldib see.
I love it. Ma tahtsin küsida, mis on olnud kõige suurem summa, mille sa oled saanud? Mingi ühe date'i või siis mis iganes. Seda ei saa ju ka nagu date'iks nimetada, et mõni kohting kestabki võib-olla tund, mõni 8 tundi on ju. Et ütleme siis nagu selle mul on üks mees, kellega ma olen kohtunud paar korda ja ta on suure kosmeetika, nagu maailma suure kosmeetikafirma head of directors või ta on nagu selles board'is, vaata. Ja tema käest ma sain, ta lennutas mind Londonisse ja ma sain ta käest 3-tunnise kohtumise eest 3000 või 3500 naela. Ja pluss nagu siis ma eeldan hotell ka või hotelli? See kuulus sinna hinna sisse. All inclusive. Selles suhtes, et... Kui mõtlete karjäärivahetuse peale, siis... karjäärinõust. Aga see ei ole kõigile, kuna tegelikult sa pead ikka mõtlema selle peale, et seks on väga suur energiavahetus ja kõik inimesed ei suuda võtta vastu põhimõtteliselt nagu tundmatu inimese energiat ja see võib tekitada neile väga halva tunde iseendas. Mina suudan lähestuda inimesi kuidagi, me oleme kõik uniiksed ja ma suudan nagu võtta selle inimese energia vastu situatsioonis, aga samas siis, kui ma astun sealt uksest välja, siis see energia jääb sinna. Ma suudan nagu puhastada enda energia automaatselt selles situatsioonis ja nagu mõelda selle, et kuidas nagu, kui ma võtan kellegi energia enda sisse nii-öelda, kuidas ma lihtsalt lasen sellest energiast lahti ja ma saadan selle tagasi kallistusega. Bye! Päris hea lifehack. Aga siis sellega polegi midagi, soovime Robinile ilusaid reise. Valgeid reise. Valgeid jõule, ilusaid reise, palju rikkaid mehi. Palju mehi, kellele meeldib rääkida. Kiiret või ma ei tea, kas on sul Instas, võtad vastu jälgijaid või võta? Võtan vastu. Enda privaatset Instagrami ma ei anna, aga kui sa soovid jälgida nii-öelda minu sisuloomist, siis mu Instagrami konto on Leona _MAA, Leona _maa. Vaat ei teadnud isegi sellist kontot jälgida, saan ka siis follow panna. Mul on Instagramis 10 000 jälgijat täis. Fun. No võt. Nii et kui tahate karjäärimuutusele olete mõelnud, siis vaidnud küsida Robinilt nõu, karjäärinõustaja. Ja kui soovite meile külla tulla siia diivaniteraapiasse, siis andke endast märku.